Tere siis kõigile! Mina olen Elo ja ma olen Korra Klaabi sõltumatu turustaja ning täna on siis palutud mul rääkida uuest tootest Combination Flow, mis on siis ennekõike mõeldud just neerude ja ka põietöö toetamiseks. Ja kuigi pildi peal mina ütleks, et need on punased sõstrad, on siin põhikomponent siiski jõhvikas, sest jõhvikas on teada-tuntud, eks ju, vahend, mis on mõeldud just nimelt siis neerude toetamiseks. Ja on ammusest ajast teada sihuke rahvaravi siis mari, mida just neerudel on hästi hea võtta. Aga kui me nüüd vaatame organismi, eks ju, siis neerud on koos põiega üks osa siis kuseteede süsteemist. Tegemist on siis meie sisefiltriga ja neerud, nagu teame, tegelevad vesi lahustuvate toksiinide väljutamisega ja siis vere filtreerimisega. Nad on hästi sellised oma struktuurilt hästi siuksed pehmed ja poorilised ehk siis noh, kui te kujutate ette tavaliselt nagu švammi näiteks, eks ju, et siis pigem nagu sellise tekstuuriga ja väga lihtsustatult voolab nii-öelda ühest torust veri sisse ja seal siis neerudes toimub siis nii-öelda nagu jagunemine, et ühes suunas siis läheb puhas veri siis edasi ringlusesse ja teises suunas siis eraldatakse sealt verest kõik need siis vesi lahustuvad jäägid, seal surnud verelibled, mis iganes seal veel on lahustumata, valgud või nii-öelda lagundamata, eks, et kõik nagu, mis ei peaks seal veres olema, aga mida saab siis veega välja viia sealt verest, mis on nagu üleliigne ja muidugi loomulikult nii palju, kui siis sealt voolamise hetkel nii-öelda see jõudlus on, et vastavalt sellele, mis seisus teie neerud on. Ja võib-olla kui mõelda sellele süsteemile veel, eks ju, et siis kui maks tegeleb meil just rasvlahustuvate toksiinide väljutamisega ja maksast ju samamoodi teame, et ööpäevas voolab läbi 4 tonni verd, mida ta, eks ju, muudkui filtreerib ja filtreerib ning kõik need siis rasvlahustuvad toksiinid pannakse sappi, siis kui sapp väljub, siis kui mööda söögitoru tuleb mingeid rasvu ehk siis nende rasvade peale reageerib ja väljutab siis selle sapi vedelikku, mis siis läheb nii-öelda soolestikku, seal ta aitab jällegi rasvu lagundada, see sapp ise, aga selle mõte on teistpidi ka see, eks ju, et need rasvlahustavad toksiinid siis saaksid väljuda koos toidujääkidega nii-öelda torustiku teisest otsast. Siis neerud, kui nemad nüüd oma jäägid siis sealt verest välja filtreerivad ja põide panevad, vot siis põiel on olemas närv ja see närv annab meile märku, et nii põis on piisavalt täitunud, on aeg minna tualetti tühjendama. Vot sellist asja sapil näiteks ei ole jällegi, eks ju. Nii et see on siis sihuke üldine siis struktuur sellel organsüsteemil. Aga kindlasti on siis selle filtril veel päris palju teisi funktsioone ja üks, nagu siin ka välja toodud, on siis säilitada vee ja mineraalide tasakaalu organismis. Ja see on ka põhjuseks võib-olla teiselt poolt, miks on hästi oluline, et me jooksime päevas piisavas koguses vett. Muidu lihtsalt ei saa neerud oma tööd teha ja üldiselt ikkagi öeldakse, et need 1,5 liitrit siis ööpäevas võiks olla nagu selline miinimumkogus, et neerude tööd toetada. Aga neerud ise on siis kuseteede siis peamine organ, sest et on siis see organsüsteem, eks ju. Ja ütleme siis vastavalt inimese kehakaalule, sest suuremad inimesed kindlasti siis filtreeritakse rohkem, väikestel vähem, eks ju. Võib olla see kuni 180 liitrit isegi ööpäevas, kui palju siis nagu, kui palju verd need neerud siis ära suudavad filtreerida. Ja noh, see on siis umbes niimoodi võrdluseks toodud siin 20 kuni 25 korda siis ööpäevas nii-öelda voolab see kõik siit läbi. Ja jällegi teiselt poolt kumbki neerudest siis koosneb umbes 1 miljonist nefronist ja nefronid ongi siis nii-öelda nagu väikesed sellised noh, nagu üksused, mida muide jääb näiteks ka vanusega vähemaks ja ehk juba sellepärast neerud suurema vanusega võib-olla ei tööta enam nii hästi. Aga just sellest nefronite siis
kvaliteedist ja kogusest sõltub see siis, kui hästi neerud filtreerivad ja kui hästi neerud üleüldse funktsioneerivad. Nii et nefronid hästi-hästi olulised siis. Mm, nii, siis veel neerude nagu töö toetamiseks hästi oluline on siis esiteks see vesi, teiseks, et vesi sisaldaks siis mineraale ehk et oleksid seal sees aktiivsed mineraalid ja ennekõike on näiteks kaalium just selline, mis meil on pentoganina, eks ju, hästi-hästi oluline siis, sest et kui teil on nüüd mingisugune neerukahjustus tuvastatud, et neerud nii hästi enam ei tööta ja olete arsti juures seal, siis arstid tihtipeale panevad nagu südamele, et te peate jälgima, kui palju siis naatriumit te saate, ehk siis kui palju te soola sööte sisse. Aga tegelikult selle kõige juures on hoopis olulisem, mis on teie naatriumi ja kaaliumi tasakaal, ehk siis see, et neid oleks võrdselt enam-vähem. Sest et kui te suudate oma kehale pakkuda samas koguses kaaliumit, kui palju te naatriumit toiduga sisse sööte, siis tegelikult olete te mõnes mõttes nii-öelda päästetud, et ei pea muretsema selle naatriumi koguse pärast. Nii nagu ei ole oluline võib-olla nii palju, kui palju on teil üleüldse kolesterooli kehas, vaid see, et seda head kolesterooli oleks rohkem kui halba, eks ju. Et et pigem nagu mõista jällegi, miks see kolesterool üldse tuleb ja see, et tal on teisi funktsioone veel, mitte ainult see, et ta ummistab verd ja veresoonkondi nii-öelda siis, eks ju, vaid kolesterool ju tegelikult kaitseb meid, aga kaitseb selle eest, et keha on liiga happeline ja me oleme järelikult teinud mingeid väga valesid samme, eks ju. Ja samamoodi tegelikult mitte, et ma ei ütle, et te peaksite rohkem soola tarbima, vaid see, et kuna me saame enamasti toiduga väga vähe kaaliumit, siis on alati hea mõte seda veele lisada, et see kaaliumi tasakaal oleks paigas, sest see aitab neerusid kaitsta. Sest üks asi on see, et meil on nüüd uus suurepärane toode neerude töö toetamiseks, aga teine asi on see, et me ei peaks nagu süüdimatud olema ja oma neere selle võrra nagu rohkem hävitama, et nüüd mul on kaitsev toode olemas, ma võin teha, mis tahan. Sest et see kipub vahel inimpsühholoogias niimoodi nagu olema, et me mõtleme, et on asi, mis nii-öelda halvad ära nullib, et ostame nagu indulgentsi ja siis võime patustada küll. Tegelikult ideaalne oleks ju kohe olla tervislikum ja teadlikum ja endast rohkem hoolida, ennast armastada ja pakkuda oma kehale ainult häid asju selles mõttes, et mitte nii, et vanaema tuleb külla, toob kuuki ja kommi ja šokolaadi. Ma tõin sulle midagi head, vaid vastupidi, et sa armastad oma neerusid ja ütled ei, sest sa tead, et suhkur kõige hullemini neerusid lõhub. Kui teil on magusasõltuvusega probleeme, soovitan esimesi teha parasiidivastane kuur, aga teiseks näiteks lugeda rohkem selliseid raamatuid nagu Suhkrusõltuvuses Priiks näiteks sisaldab palju häid nippe. Muuta oma igapäevase menüü valikud tervislikumaks, suurendada juurviljade ja köögiviljade ja salatite osakaalu ja vähendada suurtes kogustes süsivesikuid. See tähendab teraviljad menüüst välja, see tähendab koogikesed menüüst välja, suhkur välja. Kindlasti ka need asjad, mille peale me näiteks ei mõtle. Viivteraleiba, täisteraleib võrdub supilisüga täis suhkrut, eks ju. Et kuigi sa mõtled, et justkui täisteraleib on kasulikum ja tervislikum, aga teravili on teravili, lagundatakse glükoosiks. Alkohol lagundatakse glükoosiks, isegi kui ta ei ole väga magus, näiteks võtame viina. Mis veel? Puuviljades päris palju suhkrut, aga ta on fruktoosi formaadis ja selles mõttes loomulik suhkur. Kui te sööte orgaanilisi puuvilju, pole hullu. Lihtsalt alustage söögikorda puuviljadest, nad käivad salati hulka. Vaadake, et te saaksite piisavalt kiudaineid. Kiudained aitavad nii-öelda siduda siis suhkruid endaga ja tagavad selle, et see ei hüpita nii hirmsasti seda veresuhkrut, vaid näiteks on väga suur vahe, kas te joote ära klaasitäie apelsinimahla või te sööte ära reaalselt 2 apelsini. Sest kui te sööte reaalse apelsini, siis seal on need kestad ja kiud, mis aitavad seda suhkrut nii-öelda kinni hoida, et ta kohe hopsti verre ei lähe ja ei hüpita seda, vaid et ta nagu aeglaselt siis imendub ja pikaajalisemalt natukene seda energiat siis annab. Aga kui te nüüd võtate kasvõi selle värskelt pressitud mahla, mis on kindlasti 1000 korda parem kui kuskilt kontsentraadist kokku segatud pakimaa, isegi kui see ka väidab, et on apelsinimaa, siiski
Põhimõtteliselt on need võrdelised limonaadiga suhkru vaatepunktist. See tähendab, et ka värskelt pressitud mahlas enam ei ole kiudaineid ja ta tegelikult mõjub meile kui limonaad ja neerudele samamoodi. Ehk siis alati, kui te vaatate, et oleks siis söögis juures ka kiudained, siis te aitate nagu pidurdada seda suhkrute hävitavat mõju ja ütleme, noh, klaasitäis apelsinimahla ja kaerahelbepuder, eks ju, kõlab nagu tervislik hommikusöök on ju. Tegelikult on see sisuliselt väga palju suhkrut, mida te endale sisse sööte ja joote. Nii et rohkem häid valikuid. Smuuti, palju parem. Okei, panete sinna banaani, banaan sisuliselt ka võrdub suhkur, sest et tärklis jällegi samamoodi lagundatakse suhkruteks, aga pange sinna siis juurde mingisuguseid sellerit, kurki, mingeid selliseid nagu köögivilju, lehtsalateid, mis annaksid siis neid samu kiudaineid. Et igasugused salatilised näiteks ongi hästi head. Spinat jällegi sisaldab liiga palju oksalaate ja oksalaadid ei ole neerude lemmikud, et vastupidi, mõjuvad neerudele päris kahjustavalt. Oksalaate saame hästi palju näiteks peet, ka peedilehed, siis rabarber, maasikad, mis mulle veel kohe pähe torkaks. Igatahes vot sellised asjad, mis on tihtipeale meie ühed lemmikud, mida eestlased väga palju armastavad, et vaadake siis tagasihoidlikult, et sööks. Maapähklid minu meelest olid ka ühed need sellised, et neid on tegelikult päris palju sellistes just meie siin menüüdes populaarsetes asjades, aga oksalaadid ja on neerudele väga-väga kahjustavad. Siis rääkisime, eks ju, vett, et on vaja siis ainevahetuse jäägid ju samamoodi väljuvad, eks ju, neerude kaudu, siis see naatriumi, kaaliumi tasakaal hästi-hästi oluline, eks ju, et kui joote vett, vaadake, et seal oleks neid mineraale siis sees, et ei ole nagu sihuke tavaline tühipaljas kraanivesi, mis on siis surnud olekus, eks ju, mida kehal on väga raske vastu võtta, kehtib ka pudelivee kohta ja et kindlasti oleks mullivabad, sest et kui me hingame sisse hapnikku, sest meie rakkudel on hapnikku vaja, siis meie elutegevuse normaalne toimimine on sedasi, et me hingame välja siis suuremas koguses selle võrra süsihappegaasi. Nüüd aga, kui me joome gaseeritud jooke, siis vastupidi, me paneme suures koguses süsihappegaasi enda kehasse ja kaudselt algatab see protsessi vähitekkeks, mis on hästi oluline mõista, sest et juba nagu me Koralliklubis teame, 1932 aastal sai Saksa biokeemik Otto Warburg selle eest Nobeli preemia, et ta tõestas, vähk ei saa areneda hapnikurikkas aluselises keskkonnas. Mineraalid teevad keskkonna aluseliseks ja aitavad kanda hapnikku. Aga nüüd, kui me joome gaseeritud jooke, siis gaseeritud joogid kuuluvad sinna nii-öelda pH mõttes surmatsooni, kus mitte miski ei jää ellu. Ja vot siis hapnikuvaene ehk siis süsihappegaasi rikas keskkond on see, kus hakkab vohama vähk. Sellepärast, et süsihappegaas on sobiv taimerakkudele. Aga kui te panete näiteks tammetõru maasse, eks ju, ja sealt hakkab õigetes siis tingimustes kasvama tammepuu, siis ta võib kasvada sadu aastaid ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja samamoodi on siis vähirakud. Kui vähk hakkab arenema ja tal on soodne keskkond, siis ta kasvab ja kasvab ja kasvab, sest taimerakud on kodeeritud teistmoodi ja taimerakkudele on vajalik elutegevuseks süsihappegaas ja nemad eritavad omakorda hapnikku. Ehk siis üks nii-öelda, ma ei mäleta, kas see oli mingi teadlane või arst või keegi selline, kes oli seda teemat väga palju uurinud, igatahes ükskord, kui ma selle kohta lugesin, siis ta just ütleski, et mis toimub, kui vähk hakkab kehas arenema, on see, et nii-öelda loomne rakk, mis on ju meie organismi siis rakud, muutuvad nii-öelda taimerakuks, sest neil on ebasobiv keskkond, neil ei ole hapnikku ja see keskkond on happeline. Ehk täpselt see, nagu Otto Warburg siis välja tõi. Ja see meie loomne rakk siis nii-öelda seal organis, seal koes muutub taimseks rakuks ja hakkab kasutama süsihappegaasi, aga ta nii-öelda reprogrammeerub tänu sellele ja hakkab vohama. Ja vot see ongi vähk. Teiseks, mul ei ole nüüd raamatut teile näidata, sest ma just laenutasin selle hiljuti välja, aga Rootsi uuriv ajakirjanik
Ann Fernholm kirjutas raamatu Magus veri ja ta hakkas uurima just diabeetikutele antavaid nagu toitumissoovitusi ja põhimõtteliselt ta selle nii-öelda oma uurimuse ja kaevamise tagajärjel siis nii-öelda tulemusel jõudis selleni, et kõik võib alata sellest, et me sööme liiga palju süsivesikuid, mis jah, viib lõpuks välja diabeedini, aga see protsess on samamoodi selline, mis loob soodsa keskkonna vähi tekkeks. Ehk siis, kui te olete juba eeldiabeetik või juba diabeetik või nii-öelda väga sõltuv siis veresuhkru kõikumistest, siis on aeg võtta see teema enda jaoks tõsiselt käsile, sellepärast et neerukahjustust tegelikult ei tuvastata tavaliselt enne, kui see on juba 10 aastat käimas olnud protsess. Ja minu meelest oli see Olga Butakova ise, kes siin Eestis olles seminaril ütles, et neerudest peab olema nii-öelda siis põhimõtteliselt 25% veel on töökorras, siis suudab meditsiinisüsteem aparaatidega selle tuvastada, et on probleem. Aga 25% see tähendab seda, et üks neer on juba rivist väljas ja teine veel poole mahuga töötab või on siis mõlemad viimase selle umbes 25 peal seal või noh, kuskil siis vahepeal sedasi. Aga väga suur osa neerudest on juba kahjustunud ja natuke hilja on selle peale mõelda. Nii et üks asi kindlasti, üks märk siis, mille järgi te saate nagu tuvastada, et neerudel võib olla probleeme, on see, kui teil ongi liiga palju siis süsivesikuid ja hakkab keha juba andma märku, et teil on eeldiabeet näiteks. Kui teie pankreas ei suuda ära nagu balansseerida kõike seda, siis lisaks nagu tihtipeale diabeetikutel on, tekib see silma siis nägemise kahjustus. See just sellepärast, et suhkur siis nii-öelda kristalliseerib ära rakud ja kui rakk on kristalliseeritud, siis ta on justkui nagu mumifitseeritud ja mumifitseeritud rakk ei saa eest ära surra, et organ või kude saaks ennast uuendada ehk et uus rakk saaks tema asemele tulla. Aga see on vajalik protsess, mis kogu aeg igapäevaselt meie kehas toimub. Miljoneid rakke sureb ja miljoneid uusi sünnib selleks, et kõik organid, kõik süsteemid töötaksid hästi ja kõik oleks kogu aeg pidevalt uuendatud ja top vormis. Kui aga on nii-öelda see kude või organ või struktuur seal ära mumifitseeritud, kristalliseerunud tänu suhkrukristallidele, siis on ilmselge, et ta töötada ei saa ja suhkur on kõige hävitavam siis süsihappegaasi kõrval meie neerudele. Ehk hoidke oma neere mitte ainult selle ühe kapsliga, mis nüüd on müügile tulnud, vaid tehke ära ka see ennetustöö, mis aitab teie keha väga palju paremini siis toime tulla kõigega. Nii, naatrium, kaalium, kaltsium kontsentratsioon, et oleks paigas ja hormoonide tootmine siis vererõhu reguleerimiseks on ka muide üks neerude funktsioone. Ehk siis nad aitavad kaasa siis hormonaalsüsteemile. Ja hoida muidugi seda vererõhku, aga jällegi, kui on liiga palju suhkrut, siis ka see vererõhk on tegelikult tihtipeale sellega seotud vererõhu nagu kõrgustesse tõusmine siis. Tuli veel meelde, üks sümptom, mille järgi siis on võimalik teada, et on juba neerukahjustus, on see, kui te peate öösel käima pissil ja mida rohkem peate käima, seda halvemas seisus on neerud tegelikult. Ja ma ei mõtle siin sedasi, et te vahetult enne võib-olla magama jäämist olete joonud seal poole tunni jooksul mingi liiter vett või teed või mida iganes omale sisse, vaid ma mõtlengi just, et nagu tavalise normaalse rütmi puhul, sest et õige oleks, et me öösel ei ärka selle pärast ülesse ja kindlasti sellega on seotud ka näiteks jalgade tursumine ja paistetamine. See viitab neeruprobleemidele. Ja igasugused siis infektsioonid, ehk siis tegelikult urinary tract infections on see UTI ehk siis neeru- ja kuseteede infektsioonid, et seda lühendit võib-olla veel kohtate siin. Urinary tract ongi siis kogu see kuseteede süsteem, eks ju, ja siis nende infektsioonid on see siis lühend inglise keeles, mis on jäänud siia niimoodi. Aga ütleme siis ennekõike võib-olla on neerupealised need, mis on rohkem selle hormonaalsüsteemiga seotud ja see on ka põhjuseks, miks näiteks mina oma nagu klientidel ei soovita teha väga siukseid ekstreemseid dieete võib-olla ka siis noh,
näiteks, ma ei tea, veepaastusid või mingeid selliseid asju külmal perioodil, kui on ikkagi väljas miinuskraadid. Et me alati katsume selle siis puhastuskuurid, kui me ka kevadis suurpuhastust teeme, vaikselt hakkame seal niimoodi veebruaris võib-olla detoks näiteks ja märtsis antiparasitaarne kuur, et Colovada ehk siis soolepuhastus, mis on teistsuguse menüüga ja ütleme, kui nüüd teha seda vana ja esialgset seda siis Colovada programm 2 varianti, kus on 4 päeva üldse ilma toiduta, et see jääks juba sellisesse aega, kus on kliima natukene soojem, sest et tegelikult, kui me siin piirkonnas elame ja meie esivanemad on siin elanud, nii kuidas läheb talveks puhkama loodus ja sinna külmale ajale, siis peaksime ka meie minema natuke sellisele tagasihoidlikumale režiimile just selles mõttes, et me ei käi kuskil jõusaalis ennast, ma ei tea, 3 tundi seal rihmaks rapsimas, vaid me võtamegi rahulikumalt ja oleme sellises nagu energiasäästu režiimis selles mõttes, et me ei kuluta ennast, sest see kulutab jällegi neerupealset energiat ära ja mõjutab meie hormonaalsüsteemi. kõik on omavahel seotud. Nii et sealt jälle omakorda võib tulla siis nõrgenenud immuunsus ja mida kõike veel, mis tegelikult meid mõjutab, et talvel oleme reserveeritumad, võtame targasti, võib-olla lisame selliseid siis natuke vürtse, mis annaks meile seda sisemist sooja, kui väljas on külm. Aga no näiteks Tallinnas täna hetkeks sadas natuke lund, isegi et jälle meil on miinuskraadid ja ei ole see talv veel kadunud, nii et olge säästlikud oma organismi suhtes just sellisel jääkülmal ajal. Suvel andke minna, siis on päikest, on kõike, aga näiteks ka D-vitamiini siis tootmine organismis sõltub neerude siis kvaliteedist, et nende tööst. Sest et D-vitamiini näol siis ei ole tegelikult otseselt tegemist tüüpilise vitamiiniga, vaid pigem on ta seotud siis selle hormonaaltootmisega just päikesevalguse toimel ja kuna meil talvisel ajal ei ole väga seda päikesevalgust, siis sellepärast ka see D-vitamiini tootmine organismis endas on pidurdunud. Nii. Isegi kui on siis jah, võrdlemisi väikesed sümptomid, siis need infektsioonid ikkagi mõjutavad meie elukvaliteeti. Ja naistena eriti, kes meist ei oleks ühel või teisel hetkel elus siis kannatanud näiteks põiepõletiku all, eks ju. Et kindlasti käia normaalselt riides vastavalt ilmale. Et kui käite seeliku või kleidiga nagu mina, siis ikkagi soojad sukad, soojad saapad, et jalad ei külmetaks, ei istu kuskil külma pingi peal ja hea on nagu neutraalsest siis materjalist näiteks pesu, aga ütleme, tursed võivad siis tekkida just vedeliku kogunemisest ja see muide võib olla ka ütleme kuskil sihuke esimese nädala jooksul, kui vett hakkab jooma suuremas kogus inimene, kes ei ole seda varem kunagi niimoodi teinud teadlikult ja võib-olla ka ütleme, ta kuuleb, et on olemas sihuke asi nagu korallivesi ja ütleb nii davai, 1,5 liitrit lükkame sisse, eks ju. Aga võib-olla ta on harjunud aastakümneid oma hommikut alustama näiteks tassi kohviga, mis viib ju omakorda vett välja, eks ju. Et tal on hoopis teistsugused harjumused, võib-olla lõunaks läheb energiajook ja õhtuks on seal klaasike veini, on ju. Ja siis äkki tuleb hakata jooma 1,5 liitrit vett ja veel 650 milliliitrit hommikul, on ju. Nii kull ja keha ei ole valmis seda vastu võtma, et tuleks alustada tasapisi. Vot siis võivad tekkida samamoodi tegelikult tursed, et need ei pruugi otse kohe näidata seda, et on neerusummadega täitsa õhtul. Aga sellest tasub olla siis teadlik ja kui see probleem ikkagi nagu need tursed ei vähene, et siis on küll nagu võib-olla põhjust natukene kahtlustada, et tuleks minna uuringutele. Olen kuulnud, et näiteks ühel hetkel nendel siis musklikasvatajatel, sportlastel, kes hästi palju valgujooke tarbivad, kui neil ei ole piisavalt ensüüme või noh, et ei tarbita värskeid asju, mis neile ensüüme annaksid ja ensüüme ka juurde ei võeta, vot siis võib tekkida see, et see keha ei jõua neid valkusid ära lagundada, eriti kui menüüs on aastaid olnud ka teraviljad sellised, mis sisaldavad gluteeni, nii rukisoder, kaer, eks ju, sest et gluteen sulatab augukesi meie soolestiku seina sisse ja sealt võivad siis sattuda need lagundamata valgud
mis ei ole siis aminohapeteks veel lõhustatud, just läbi soolestiku nende aukude siis vereringesse, aga meie organism sellisel puhul nendesse võõrvalkudesse reageerib nagu allergia läbi, ehk siis ta peab neid välisvaenlasteks. Ja vot nüüd, kuna nad lähevad verega ringlusesse, jõuavad nad otsapidi ka neerudesse ja võivad neerud ära ummistada. Ja vot seda ma olen kuulnud, et need siis musklikasvatajad, sportlased, kes päris palju nagu valgujooke niimoodi suurtes kogustes tarbivad, eks ju, küll neid munavalge kokteile ja mida kõike, et vot seal võib tekkida nagu see probleem, et nad ummistavad neerud ära ja nad jõuavad sedasi lõpuks neeruarsti kabineti ukse taha probleemiga. Katsuge seda mitte, võtke näiteks, kui te tegelete siis bodybuilding uga või niisama hoopis sihuke harrastusspordiga, tahate muskleid kasvatada, võtke Protivitit. Protiviti on siis selline valgukompleks, aga ta on sellises formaadis, et keha ei pea seda isegi enam seedima, vaid ta on juba vastuvõetaval kujul ja saab organism kohe hakata seda kasutama siis kudede ülesehitamiseks. Palju parem, sest et ei teki sedasama probleemi, ei teki allergiaid ja ei teki seda, et oleks midagi lagundamata liiga suurel kujul, vaid keha saab selle kohe nagu vastu võtta ja ta aitab siis seda nii-öelda tegelikult energiat säästa, sest et kõik toidu lagundamine ja ümbertöötlemine kulutab päris palju energiat meie organismis, aga ta on täpselt selline, nii-öelda on väga suur vahe, kus sul on mets, kuhu sa pead minema siis neid puid langetama, laasima, mida kõike tegema, et sa saaksid omale laudu, millest hakata onni ehitama, eks ju, versus see, kui sul on juba nagu lauad valmis, et võta ainult haamer ja naelad ja löö oma hunnikene püsti. Ehk see on enam-vähem see, mida siis, mis vahe siis on Protivitil ja toidul nii-öelda. Aga Protiviti kohta lihtsalt seda, et minu meelest oli see 18 minutit, mis oli see aeg, mis on mõõdetud, kui ruttu see on juba vereringluses ja siis juba läheb nagu kasutusse. Ehk et nagu ütlesin, see ei vaja seedimist. Ei ole vaja ka tegelikult närida seda tükkideks, mina olen võtnud täitsa niisama, et võtta sedasi koos toiduga näiteks, siis eraldub niikuinii maahappe, võite võtta seda nii-öelda enne muu toidu sööma hakkamist, et siis ta laguneb seal hästi ruttu, sulab ära ja on juba ringluses. Lihtsalt võib-olla ei ole kõige siuksem seksikama maitsega, ütleme niimoodi. Aga millega siis veel keha saab anda märku, et tal on infektsioonid, on ebamugavustunne uriineerimisel. Kindlasti ka see, kui uriin on tume ja ma ei mõtle siin hommikust esimest uriini ega ka seda, kui te olete võtnud B-vitamiine, mis teadupärast värvivad siis uriini siukseks erkkollaseks, vaid üleüldse, et kui seal on stabiilselt sihuke pigem nagu tume uriin, see ennekõike viitab sellele, et ei ole joonud piisavalt vett ja siis on ta nagu siuksem tihkem kontsentraat, sest keha ei saa anda piisavas koguses nii-öelda vedelikku välja, sest et on niigi veepuudus. Aga kui seal on mis iganes, siis mingisugune bakter või mingi muu probleem, et teil on ebamugavustunne, siis kui te käite pissil, vot siis see annab märku, et on mingisugune infektsioon seal. Ja väsimus või halb enesetunne, et kui teil on sihuke mingi krooniline väsimus, siis ikkagi oleks hea võtta korral detox programm ette, isegi pigem detox plussi võib-olla soovitaksin ja teha see läbi, ehk siis, et kujundada see regulaarne harjumus, esiteks vett juua, et teil on mineraalidega vesi, ehk siis elektrolüüdid on seal sees ja keha saab selle palju paremini vastu võtta ja saata rohkem energiat sealt. Pluss detoxis on siis seal alfa-alfa ehk korral lutsern, mis jälle omakorda ka toetab siis neerude tööd. Nii, aga vaatame edasi siis. 150 miljonit inimest siis kogevad igal aastal kuseteede infektsiooni sümptomeid. Vot see võib olla seesama siis põhjapõletik näiteks, aga võib olla ka midagi muud. Ja muide naistel ja meestel on kuseteede infektsioonid erinevad. Meestel ei teki need nii hõlpsasti ja keha toimib natuke erinevalt. Niimoodi, et pigem on naised need, kes selliste sümptomite all kannatavad. Lihtsalt statistiliselt palju rohkem. Nii, aga kuidas neid vältida? Ennekõike loomulikult igapäevane hoolitsus hügieeni eest, kõik see, et me käime igapäevaselt duši all ja peseme käsi, eks ju, et me ei ülerikasta enda keha siis nii-öelda bakteritega ja püsime puhtana.
Siis kui meil on vaja pissile minna, et me ei hoiaks seda kinni, kui vähegi võimalik nagu ülemäära kaua, vaid me lihtsalt läheksime, käiksime tualetis ära. Loomulikult see ei ole alati võimalik, aga et me annaksime endast parima ja oleksime nagu teadlikud, et mitte teadlikult me ei kannata, et kui kaua ma nüüd jaksan pissi kinni hoida. Siis kindlasti on see igapäevane veekogus, eks, et 50-kilone inimene, 1,5 liitrit piisab, olete 100-kilone, siis tegelikult võiks juua isegi 3 liitrit selleks, et pesta needsamad süsivesikud välja, et aidata siis kehal filtreerida just ennekõike neerude pärast. Mida vähem on organismis vett, seda kõrgemaks läheb tegelikult teie vererõhk. Ja mida paksemaks läheb siis ka veri tänu sellele, sest et ei ole seda nii-öelda vett piisavalt, et teha verd õige konsistentsiga, aga seda raskem on nii teie maksal kui ka neerudel seda verd filtreerida. Nii et hästi oluline on siis see veekogus. Ja nagu korra mainisin ka, hea kvaliteetsest materjalist ja õiges suuruses aluspesu ehk pigem eelistada looduslikke loomulikke materjale siis naftatoodetele. Ja alajahtumine ehk siis et mitte, ärge külmetage lihtsalt jah. Neerud on just sellised organid, mida tuleks talvel kindlasti hästi hoida, et ma tean, et noortel neidudel on popiks need miniseelikud ja nabapluusid ja nabajoped nii-öelda, aga et siis ei ole midagi, mis siin tagant neid neerusid nagu hoiaks soojas. Ja põiepõletik ka siis, eks ju, et istud külmal pingil, hõlpsasti on tulemas. Aga kui teil juba on mingeid neid infektsioone või olete temaga kokku puutunud, siis on hea, kui te saate oma organismi loomulikult toetada siis millegi sellisega, mis aitaks tal selle probleemiga kergemini toime tulla. Ja ägenemise perioodidel siis saavadki siis fütoekstraktid ja vitamiinid aidata seda üldist enesetunnet parandada ja organite talitlust siis ka toetada. Ja selleks on siis Coral Club kokku pannud sellise uue toote Combination Flow, mis on muide välja töötatud spetsiaalselt klubi liikmete palvel ja küsimise tagajärjel. Nii et kui te tunnete, et mingist tootest on puudu, siis andke sisend kindlasti Coral Clubile ja eks siis saab näha, mida nad välja mõtlevad, aga nad igatahes võtavad kuulda inimesi ja nende vajadusi. Nii et otseselt sellist võib-olla neeru infektsioonidega tegelevat toodet ei olegi meil sedasi võib-olla olnud. On seesama alfalfa ehk lutser, mida mainisin, mis lihtsalt annab nagu klorofülli ja vajalikke vitamiine ja seeläbi toetab neerude tööd. Aga just, et mis siis nende infektsioonidega võitleks. Ja ma tean, et selle toote siis kokkupanemiseks vaadati läbi näiteks 20 erinevat just nimelt jõhvika siis ekstrakti pakkumist ehk siis erinevatelt ettevõtetelt, kes selliseid ekstrakte nagu toodavad ja antud variant siis, mis sai siis siia Combination Flow sisse, on patenteeritud jõhvika ekstrakt Oximacro, mis tuleb meile Itaaliast. Ja tehakse seda siis sellest suureviljalisest jõhvikast, sest jõhvikaid on ka mitut liiki. Ja see siis tuleb Põhja-Ameerikast, ma eeldan, et pigem Kanadast. Põhja-Ameerika all on siis mõeldud just külmemast regioonist, nii-öelda nii nagu meilgi, eks jõhvikad kasvavad pigem külmal Põhjamaal siin. Ja see siis Vaccinium macrocarpon siis liik suureviljaline jõhvikas toodab just selliseid suuri punaseid vilju, millel on siis tuvastatud need desinfitseerivad ja põletikuvastalised siis omadused. Ja viimasel ajal ongi just päris palju neid siis patenteeritud igasuguseid komponente Coral Clubi uutesse toodetesse kaasatud ja ennekõike just selle mõttega, et nende kohta on tehtud ka uuringuid ja need uuringud on andnud siis tulemusi, mis näitavad, et need tooted, ütleme siis need patenteeritud komponendid siis vähemasti ka töötavad. Ja siin see siis selle Oximacro nagu jõhvika ekstrakti olulisus ongi see flavonoidide osakaal ehk A-tüüpi proantotsüaniidide siis olemasolu selles siis ekstraktis ja need proantotsüaniidid olid muide sees ka Lipostic Fitis, mainis siis Sergei Sementšenko, et niisugune oluline komponent, aga töötab hästi meie organismi tervise nagu hoidmisel. Ja need proantotsüaniidid siis on nähtud, et neil ongi seesama põletikuvastane toime
ja nad on antibakteriaalsete omadustega ehk siis pigem ennetavad, et sinna põide või neerudesse või kuseteedesse isegi kui mingi bakter satub, ehk siis et sellega tegeletaks ruttu, et ta ei hakka seal vohama, et ta ei võtaks võimust ja ei põhjustaks siis suurejoonelisemat põletikku. Samuti aitab siis oksimakro säilitada veresoonte tervist ehk siis tagada, et vererõhk oleks normaalne ja et verevool neerudesse oleks normaalne. Ja viimasena on nad loomulikult antioksüdandid, sest me teame, jõpikas on rikas antioksüdantide poolest, et just seetõttu seda tihtipeale emad ja vanaemad meile ka lapsepõlves on soovitanud ja süüa soovitatakse seda. Ja antioksüdandid on siis need, mis aitavad meid hoida elus, annavad meile energiat ja aitavad siis hoida ka seda aluselisust ja ära nullida nii-öelda siis vabade radikaalide hävitav toime meie rakkudele. Aga antud juhul siis, kuna tegemist on neerutootega, siis nad just efektiivselt töötavad seal neerus, et neerurakud ei häviks siis vabade radikaalide mõjul. Ja uuringud on siis näidanud, et see oksimakro efektiivsus on 80% juhtudest, mis on ikkagi päris kõrge ja see on nüüd võrrelduna siis topeltpimeda selle platseebo kontrolliga. Nii et 28 inimesest, 28 inimest 35-st said siis oma sümptomitest lahti ja värskelt kuulsin, kuna ma ise ei ole seda toodet veel tarbinud, aga kuulsin siis meie müügijuhilt Mariannelt, et tal oli välja löönud põiepõletiku sümptomid, võttis mõned kapslid sisse ja hommikuks oli kõik bueno ja korras ja põiepõletik unustatud. Nii et ta oli nagu väga-väga rahul, kiitis, et hästi ruttu toimib ja on väga efektiivne. Nii, siis taimeekstraktid ja B6 vitamiin on need, mis on siia siis veel lisatud, mis annavad siis omakorda võimenduse sellele jõpikaekstraktile ja ingar näiteks, eks ju, on teada-tuntud antimikroobne taim, mis samamoodi siis aitab nii-öelda infektsioonidega ennekõike võidelda, siis B6 vitamiin, mis toetab siis seda vee ja nende mineraalide tasakaalu, et ei tekiks vedelikupeetust ja vähendab siis samamoodi seda põletiku võimalust seal neerudes ja kuseteedes. Siis kadakas ja põldosi, mis siis omavad antioksüdantset siis toimet ja aitavad siis põletikku ära hoida ja ka rakkude kahjustusi. Ja viimaseks siis on nõges ja petersell, mis on siia lisatud ekstraktina, mis aitab siis liigset vedelikku jällegi eemaldada, et ei tekiks ummistusi neerudesse. Ja kui on nagu bakterid seal, siis palju enam siis, et nende tekitatud kahju siis vähendada. Et samamoodi nõges ja petersell siis toetavad seda. Lisaks, mis midagi siis veel teeb siin? Inger sisaldab gingeroole, ei tea, kuidas eesti keeles seda öeldakse, jällegi antioksüdantsete omadustega, siis nõges sisaldab A ja C vitamiini. Need omakorda toetavad siis immuunsust ja parandavad nägemist ja nahaseisundit. Nägemine, eks ju, nagu me teame, Hiina meditsiinist on seotud just nimelt neerude ja neerude tööga ja see on ka põhjus omakorda, eks ju, et kui me liiga palju ikkagi neid süsivesikuid tarbime ja kui meil on juba kas eeldiabeet või ka diabeet, eks ju, et lõpuks kujuneb välja muidu nii nägemise kahjustus kui ka neerukahjustus omavahel seonduvalt ja just nimelt suhkrute toimel. Nii et on hullemaid suhkruid, on leebemaid suhkruid. Kui te peate midagi tarbima, tarbige näiteks mett pigem, sest et mees on ka ensüümid ja seal on, ütleme seda õietolmu ja muud ka, et ta on ikkagi loomulikumas formaadis meie kehale, meie organism saab sellest aru. Versus see, kui te ostate näiteks siirupi või jäätise, eks ju, kus suhkru asemel on kasutatud glükoosi fruktoosi siirupit, mille protsessimine kehas
on teistmoodi kui tavaliste suhkrute puhul. Tähendab, üks etapp jääb täiesti vahele, kus maks muidu osaleb ja pankreasele ei saadeta signaali selle kohta, et suhkrud on tulnud seedimisse, vaid nad lähevad otse verre ja seetõttu näiteks glükoosi fruktoosi siirup on otsetee diabeeti süstivaks narkomaaniks. Vältige seda nii palju kui vähegi võimalik. Jah, ma saan aru, ta on soodsam kui suhkur ja toiduainetööstus väga armastab seda kasutada igasugustes kookides, magustoitudes, kõiges sellises just sellepärast, et ta on soodsam. Pluss ütleme, kui me võtame jäätise näiteks, ta muudab jäätise tekstuuri selliseks kreemiseks. Aga mõelge, kas see on tõesti seda väärt, et olla siis diabeetik? Ma tahaks loota, et mitte, vähemasti mitte teie puhul, kes te seda loengut siin täna kuulate. Nii et tehke paremaid valikuid. Kindlasti igasugused maltodekstriinid ja muud sellised töödeldud suhkrud on ka need, mis samamoodi hästi neere hävitavad. Nii et jällegi ka see osa siis. Lähme edasi. B6 vitamiin mängib olulist rolli närvisüsteemi ja kognitiivsete funktsioonide säilitamisel. Hästi oluline siis just närvisüsteemile. Siis neljandaks, petersell on vajalik K-vitamiini allikas. K-vitamiin K2 ennekõike on see, mis aitab kaltsiumi luudesse sisse, et kaltsium ei ringleks veres, sest veres ei ole tema koht, vaid ta peab olema nendes luustruktuurides. Nii et K-vitamiin ka väga vajalik. Kui te olete kunagi lapsi sünnitanud või olnud selle protsessiga seotud mingilgi moel, näiteks teie lähedane on sünnitanud, võib-olla teie elukaaslane või abikaasa, siis teadupärast haiglates esimese asjana vastsündinutele tahetakse ka K-vitamiin just nimelt süstida. Et sööge pigem peterselli, kui olete rase. Ta annab teile sedasama K-vitamiini. Aga ja oluline siis luude tervise ja vere hüübimise jaoks. Siis viiendaks, ilus punane marijõhvikas toetab siis seda immuunsust ja südametervist, aitab alla tuua seda nii-öelda halba kolesterooli ja parandab siis lipiidide näitajaid. Siis kuuendaks on kadakas, mis on just C-vitamiini ja teiste fütotoitainete poolest rikas ja üleüldiselt siis toetab seda immuunsüsteemi. Ja viimaseks siis seitsmendana põldosi, mis on siis räniallikas. Ja räni näiteks ka oluline kollageeni sünteesis, et naha ja luude tervist hoida. Aga nagu me teame, kollageen on kõige levinum valk meie organismis üldse ja ennekõike on ta ka seal sidekudedes hästi vajalik, kõhred, liigesed ja nii edasi, et osi siis mõeldud selle nagu funktsiooni toetamiseks siis kollageeni ülesse. Siin on jäänud üks tekst tõlkimata, aga eesti keeles tähendab see siis ühe kapsli koostis või sisu. 240 milligrammi oksimakro, siis seda jõhvika ekstrakti, 125 peterselli, nii et siin te näete enam-vähem seda, et kui palju midagi on, vastavalt siis kogusele ära toodud. Nii, mida siis combination flow siis teeb? Võtame kokku. Taimekstraktide ja B6 vitamiinide sünergia sobib muide veganitele, kui iganes on võimalik, siis üha enam katsub Korraklaab siis ka need kapsli siis kesta enda teha veganitele sobivaks, et rohkem inimesi saaksid meie tooteid tarbida. Aga kokkuvõttes siis point, eks ju, toetada kompleksselt neerusid ja nende tööfunktsioone ja ennekõike siis oluline see, et see patenteeritud komponent oksimakro on tõestatud efektiivsusega. Kui te ei usu, proovige enda peal ja vaadake, kuidas on. Aga teades, et nüüd jooks siis kokku, mis ma öelda tahtsin. Ühesõnaga jah, teades siis, et nii-öelda see kahjustumise protsess, enne kui me üldse hakkame märkama, et midagi on väga-väga valesti, võib-olla kuskil umbes 10 aastat, eks ju, siis aeg-ajalt võib-olla tasuks niisugune üks kuurikene läbida. Korraklaabi tooted üldiselt reeglina on tehtud niimoodi, et üks purk on mõeldud 1 kuuks. Seega, kui iganes palju on seal purgi sees, saate jagada selle 30-ga, saate päevase koguse, mis on nii-öelda sihuke profülaktiline kuur. Ehk siis 60 kapslit, 2 tükki järelikult päevas, 90 kapslit, 3 tükki päevas.
Enamasti võetakse neid koos söögiga, sest et nad reeglina sisaldavad tüüpilisi toiduaineid, nagu me siingi nägime, eks ju, et marjad ja siis ütleme siis näiteks petersell, eks ju, või ka need ingver või siis ka see nõgeseleht, eks, et need on sellised asjad, mida võime ka salatina sisse süüa. Kuna tegemist on uue tootega, siis ei ole siin välja toodud punkti väärtust ega ka hinda, aga ma usun, et lähipäevil saab see toode olema siis e-poes ee.korral.club juba üleval ja seal on teile näha ka nii klubi liikme hind kui ka siis see punktiväärtus, kui te olete registreerunud klient. Kui te veel ei ole, siis ma soovitan teil kasutada võimalust mitte maksta 20% rohkem suuremat hinda, vaid täiesti tasuta saate ennast klubi liikmeks registreerida, kui te leiate endale sobiva soovitaja kelle poole te saate siis alati pärast pöörduda, et küsida küsimusi. Vaadake keegi, kes oskab teid nõustada või kes on teil kuskil silma hakanud Coral Clubi distribuutorina ja küsige temalt soovituse linki. Siis saate automaatselt –20% kõikidelt nii-öelda toodete jaehindadelt, saate siis osta klubi liikme hinnaga ja lisaks teenite punkte, kui te olete läbi ajaloo saanud 500 punkti eest siis ostnud tooteid, siis te hakkate edaspidi saama 10% siis juba siis selle toote punktiväärtust nii-öelda rahana omale boonuseid kontole, mille võite siis lunastada tasuta toodete vastu, nii et miks mitte olla lojaalne klient ja sealjuures saada parimaid tooteid, mis turul enam-vähem on saadaval. Siin aga on siis natukene ära toodud neid erinevaid siis uurimusi, mis nendest neeruprobleemidest ja haigustest just räägivad ja siia on siis ära toodud ka see Oxymakro uurimuse siis efektiivsuse nii-öelda viide, et keda huvitab, saate ise seda vaadata. Materjalid on olemas klubi liikmetele saadavalt failide hoidlas, kui te oma kontole sisse logite. Saate sealt kõik sellised esitused alla laadida ja ise täpsemalt vaadata. Näiteks värskelt pressitud granaatõunavahl on üks asi, mis neerude tööd on leitud, et toetab hästi. Siis igasugused sellised salatilised nagu lehtsalatid, pak choi näiteks, ma ei tea, mis see eesti keeles võib olla, aga teda tihtipeale kasutatakse näiteks nendes idamaade suppides. Mõtlen, mis veel. Ennekõike jah, mis ma nagu uurisin juurde, et soovitatakse siis oksalaate just vähendada oma menüüs. Võite nende kohta guugeldada, et ma tean, inglise keeles on olemas raamat selle kohta, üks naisterahvas, kes seda teemat on hästi palju uurinud ja leidnud, kuidas oksalaadid tegelikult väga palju tema enda tervist hävitasid. Et rabarber ja maasikad on võib-olla sellised esimesed asjad, mis mulle kohe pähe kargavad ja peet ja spinatilehed näiteks, eks ju. Et mis hästi palju sisaldab, mida me võib-olla nagu ei kahtlustagi, aga sööme tihtipeale, et kust me neid oksalaate siis saame rohkem, kui peaks. Siis mullijoogid kindlasti, nagu ütlesin, suhkur, eks ju, nagu korduvalt mainisin, mis kõige rohkem nagu neerusid siis hävitab, jah. Et katsuge võib-olla, kui te juba kahtlustate, et teil võib mingisugune probleem olla, siis et katsuge natukene vähendada neid suhkruid. Hea oleks üle minna näiteks ketodieedile. LCHF ehk low carb, high fat ehk siis vähem süsivesikuid, palju häid rasvu. Kindlasti avokaadod näiteks on hästi head. Teiselt poolt vältida selliseid nii-öelda igasuguseid margariine ja muid selliseid töödeldud rasvu, ka palmiõli, transrasvasid kindlasti, siis teisi selliseid kahjulikke suhkruid, nagu ma mainisin, glükoosi, fruktoosi siirup, maltodekstriin näiteks. Siis šokolaad. Musta teed näiteks ei taha neerud hästi saada, samas rohelisest tees on jällegi kasulikke aineid. Roheline tee okei. Kui pigem ei taha kofeiini, teiini üldse tarbida, siis on rooibushi tee, mis on sobiv, eks ju. Siis ja ennekõike just kaalium tavaliselt on see, mida meil on puudu, aga mida just neerud hästi vajaksid.
et lisada kindlasti neid mineraale oma veele, mida te joote. Veekogus üleüldiselt, eks ju, on see, mis on hästi oluline, et hoida neerude tööd, sest neerud on veest sõltuvad. Mõtlen, mis veel. Mm, 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 mm. vist enam-vähem ongi kõik sihuke, et kui te teete neid värskelt pressitud mahlasid, siis pigem köögiviljadest ja mitte nii väga siukseid siis magusaid, eks ju, et või lisage sinna juurde midagi, tehke pigem smuutisid, sest smuutidesse te saate panna nagu terviklikumalt neid vilju. Paleodieet on ka üks selline, mis siis aitab nagu toetada pigem seda, kus on vähem suhkrut, sest seal on näiteks teraviljad täiesti väljas ja on rohkem sihuke naturaalne siis toit, millega meie kui inimesed oleme aastasadu tuhandeid harjunud, eks ju. Vältida pigem igasuguseid nagu poolfabrikaate ja töödeldud toitusid. Tehke ise omale söök. Keto näiteks ütleb, et pool taldrikust peaks olema salat, värske salat. Veerand on head rasvad ja teine veerand on siis valgud. Et sellest võite juhinduda. Pigem lisada näiteks oliivõli on hästi kasulik ka neerudele, et aidata. Siis pange salatile oliivõli. Pähkleid näiteks pigem doktor Berg soovitas vähem tarbida, kui teil juba on mingi neerukahjustus. Pähklid kindlasti vajavad eelnevalt leotamist just sellepärast, et nad on nii-öelda surnud olekus ja kulutavad hästi palju meie ensüüme muul juhul. Kui me paneme nad kasvõi üleöö nagu likku, siis pähkel aktiveerub, sest et vesi on pähklile indikaator, et nii-öelda sellest nukkuvast olekust aktiveeruda, et tingimused on soodsad siis uue elu tekkeks, sest ka sellest pähklist peab ju hakkama uus terve puu kasvama ja sellepärast, kui pähkel on aktiveerunud tänu veele, siis tal kõik toitained seal sees tegelikult avanevad. Toitumistarkus.ee lehel, ma tean, on üks hästi hea artikkel selle kohta, põhjalik selgitus Liis Oravalt, et miks peab pähkleid eelnevalt leotama. Et loomulikult, kui teil on röstitud soolapähklid, siis neid te enam leotama ei hakka, aga olge siis vähemasti nii head enda vastu, et võtke natukene siis ensüüme lisaks, et teie keha ei peaks kulutama nii suurt oma ensüümivaru ja tuleks natuke kergemini nende pähklitega toime. Aga siis maapähklid olid minu meelest need, mis jällegi sisaldavad neid samu oksalaate hästi palju, et neid pigem vältida. Mis on jällegi head meie kehale, on Kreeka pähklid, sest et nad on ka, noh, sisaldavad palju häid rasvu ja on igatepidi okeid. Teiselt poolt jällegi ütleme, mandlid sisaldavad väga palju oomega-6, mis aitab siis seda põletiku näitu jälle meie kehas hästi kõrgele üles tõsta. Süüa näiteks valget kala, kala on okei, aga jällegi siis see kasvanduse lõhe on samamoodi siis noh, värvainete ja antibiootikumide, mille kõigega seal noh, nii-öelda nagu veealune nuumatud siga põhimõtteliselt, et seal kasvanduse lõhel on jälle samamoodi hästi kõrge see omega-6 tase, aga nad peaksid olema enam-vähem seal 1:1 kuni 1:3 omega-3 versus omega-6. aga noh, et sellised toidud tõstavad selle põletiku näitaja siis hästi kõrgele. Omega-3 kasutab meie keha selleks, et põletik jälle alla tõmmata, aga kui omega-3 ei ole, siis see konstantne põletik nagu ongi kehas, eks ju. Et tekivad igasugused noh, nagu muud probleemid juba, just liigesepõletikud, samamoodi siis ta soodustab sedasama põiepõletiku ja ka neeruprobleeme lihtsalt kaudselt. Mida veel? Vist rohkem ei tulegi hetkel nagu pähe, et olen teil juba kogu oma teadaoleva info edasi andnud. Nii et ma loodan, et saite siit sellest tänasest loengust midagi enda jaoks kasulikku ja mis ma ikka oskan öelda, aitäh, et kuulasid lõpuni, et sul oli kannatlikkust siia jääda minuga koos ja kohtumiseni järgmistel loengutel. Ole terve.